Tere! Sa oled valinud Kritsneri Overlocki, Kritsner 728. Ja oled nüüd ilmselt väga põnevil, mida kõike sa oma suurepärase uue masinaga teha saad. Mina olen Manu Curlisest ja olen tegelikult 20 aastat tegelenud väheste muude asjadega peale Overlock ja kattemasinat. Ma annan kursusi üle kogu riigi, Hamburgi ja Zürichi vahel ning mõned aastad on olemas ka Curlise videod. Curlise videote eripära on see, et ma võtan loomulikult videotesse kaasa kõik küsimused ja teemad, mis kursustel esile kerkivad. Et sa näed kõike väga täpselt, just kui seisaksid reaalsel kursusel minu kõrval ja me ei lülita välja, kui läheb raskeks, vaid hoiame ekstra peal. Sest just need asjad, mis meil siin filmides või loomulikult ka eraviisiliselt õmmeldes juhtuvad loomulikult ka sinul kodus. Ma juhendan sind kord läbi kogu su masina. See tähendab, et vaatame, kuidas sa seda täpselt niidistad ja ümber niidistad. Vaatame nõelte ja niidi teemat. Vaatame, milliseid õmblusi sa teha saad ja alustame kaasas oleva lisavarustusega. Oma karbist oled sa esiteks leidnud kasutusjuhendi. See kasutusjuhend on oluline, sest sealt leiad sa alati kiiresti kõik teadmiseks vajalikku ja saad lihtsalt järele vaadata. Isegi kui sa lähed õmbluskohtumisele või sõbranna juurde, pakki lihtsalt kasutusjuhend kaasa, siis võid kindel olla, et saad iga pisiasja kindlasti lahendatud ja paika pandud. Sul on see väike kuuskantvõti, mida sa vajad nõelte paigaldamiseks ja eemaldamiseks väljavõtmiseks. Siis on sul kruvikeeraja, mida sa vajad pisteplaadi lahtivõtmiseks, kui sa tahad selle alt puhastada. Sul on pintsel, millega kõike välja pintseldada, aga see on abiks ka siis, kui on vaja nõelu paigaldada. Seda väikest konverterit siin, mis oli plastümbrises, vajad sa alati siis, kui sa tahad teha õmblust ilma ülemise haarajata, näiteks 2-niidiliste õmbluste jaoks. Siis on sul masinaõli, õmblusmasinate ja overlockide masinaõli on eriti kerge vedelik, natuke vedelam. Ja see voolab lihtsalt täpselt sinna, kuhu peab, nii et kasuta palun tõesti ainult seda ja mitte mingit muud õli. Siis on sul siin need niidirullide stopperid, mille sa paned alati oma niidirullidele, kui need on liiga kerged ja on oht, et need õmblemise ajal üles hüppavad. Sul on siin jäätmekonteiner, mille sa klõpsad masina ette, et kõik jäätmed ja lõiked saaksid sinna sisse lennata. Niidirullivõrgud, neid vajad sa alati siis, kui su koonus on ehk juba natuke tühjem või veidi lõdvalt keritud. Need on selleks, et hoida niiti koonuse küljes, et see alla ei kukuks ja altpoolt ehk su koonuse külge kinni ei jääks. Siis on meil siin ühendatud toitekaabel ja sinu pedaal. Katteloor, tolmukaitse, millega sa saad oma masinat tolmu eest kaitsta, kui sa seda ei kasuta. Ja siis olid samuti sinu masinaga kaasas 5 väikest pressijalga. See siin on peitpiste jalg, elektrikõrvalksk, elaskijalg, harjalg ja päris ääres krookjalg. Lisaks oli sinu masinal lisavarustuses kaasas väike pakike nõelu. Ja nõelte teemaga alustame nüüd kõige esimesena. Kohale toimetamisel on sinu masinasse paigaldatud kangasnõelad. See tähendab, et kui sinu esimene projekt koosneb kangast, siis saad nõelad lihtsalt sisse jätta ja võiksid põhimõtteliselt kohe õmblema hakata. Kui sinu esimene projekt aga koosneb silmuskoest, pead sa silmused muutma. Lollus, pead sa nõelad muutma. Erinevus kanga ja silmuskoelte vahel seisneb otsas. Kangasnõelte ots on terav, silmuskoenõelte ots on kergelt ümardatud nagu kudumisel, seal lihtsalt silmused tõrjutakse kõrvale. See tähendab, et sa saad oma masinasse panna nõelad, mida sa kasutad ka oma õmblusmasinal, sest nõelad, mis praegu sees on universaalnõelad. Kui sa tahad õmmelda õhukest siidi või patisti või organsat, võiksid sa oma masinas kasutada ka Microtex nõelu. Aga alati siis, kui sa kasutad silmuskudet, pead sa kas panema kaasas olevad HA-nõelad või siis Jersey või Super Stretch nõelad. Mis vahe on H-nõeltel ja Jersey nõeltel?
Lisaks pead sa olenemata projektist alati jälgima, et oled kasutanud õiget nõela paksust, sest ka vale nõela paksus võib su õmbluse rikkuda. Täpselt nagu vale nõela tüüp. Kui sul on masinas projekti jaoks vale nõela tüüp ja vale nõela paksus, võid sa masinat juhtida nii hästi kui tahad, sa ei saa puhast õmblust. Seepärast pööra tähelepanu tüübile ja pööra tähelepanu paksusele. Mida suurem on number, seda paksem on nõel. See tähendab, et 70 nõel on oluliselt peenem kui 90 nõel. Viimase asjana nõelte kohta veel lühidalt öeldud. Kui sa kasutad väga peeneid nõelu, näiteks 70 Microtex nõelu organza jaoks, siis on soovitatav masinaga tõesti aeglaselt õmmelda. Sest masin ragistab ju väga kiiresti ja kui sa õmbled väga kiiresti, siis nõelad lendavad natuke siia-sinna ja oht, et nõel murdub, on lihtsalt väga suur. Me vahetame nüüd kohe nõelad, enne kui niidistame, vahetame praegused kangasnõelad kaasas olevate HOA 80 nõelte vastu. Enne kui me seda aga teeme, vaatame kõigepealt, milleks kõik need nupud ja konksud ja hoovad sinu masina küljes õigupoolest täpselt on. Me alustame asjadega, mis sul siin masina vasakul küljel on. Siin taga on minu diferentsiaal. Diferentsiaaliks ei nimetata väikest varuosa või midagi, mida mehaanik saab sisse ja välja vahetada. Diferentseeritud. Kui sinu diferentsiaal on seatud ühele, siis on sul ühtlane sööde. Tähendab, et sama kiiresti kui kanga sees jala all söötjaga taha transporditakse, sama kiiresti võetakse see ka tagant söötja poolt vastu. Aga mõnikord juhtub, et kangas tuleb välja näiteks laineliselt. Kangad, mis tulevad välja laineliselt, aga ei peaks lainelised olema, neid tahaks laual olles tegelikult natuke kokku lükata ja lamedaks suruda. Just sellisteks olukordadeks on sul diferentsiaal. Sa lähed diferentsiaali ülemisse piirkonda ja mida kõrgemale sa jõuad, seda rohkem sinu kangas kokku lükatakse. See tähendab, et lainelisusele jala ja söötja vahel vastu töötatakse ja sinu kangas tuleb tagant välja täiesti sile. Mida kaugemale sa siin ülemisse piirkonda lähed, seda tugevamalt sinu kangas kokku lükatakse. Ja sellest järeldub juba, et diferentsiaaliga 2 saad sa suurepäraselt krookida. Täpselt vastupidine on olukord, kui sa lähed diferentsiaali alumisse piirkonda. Mõnikord õmmeldakse neid väga peeneid kangaid, siidi, organzat ja batisti ja need tulevad masinast välja ja sa näed neid nii lamamas ja tahaksid neid tegelikult natuke pikemaks tõmmata, sest need on natuke kokku krimpsunud. Selleks kasutad sa diferentsiaali alumises piirkonnas. Ja tulemus, mis siis lõpuks tagant välja tuleb, on tõesti imeliselt sile. Sellega reguleerid sa oma piste pikkust. Põhireeglina võid sa meelde jätta, mida jämedam on sinu kangas, seda pikem võib olla sinu piste ja mida peenem on sinu kangas, seda lühem võib olla sinu piste. Siin näed sa ühte näidet väga lühikese piste pikkusega ja siin on sul näide väga pika piste pikkusega. Selle hoovaga lülitad sa oma noa sisse või välja. Siin on see sisse lülitatud, seal on see pisteplaadiga samal tasapinnal ja seda justkui ei kasutata. Kui sa selle välja lülitad, ei kuku see kohe alla, vaid sa pead selle sõrmega alla suruma. Kui sa selle uuesti sisse lülitad, siis see tuleb järgmise piste ajal, mida sa õmbled automaatselt üles. On väga vähe olukordi, kus nuga peaks alla klapp. Oht, kui õmmeldakse ilma noata, on alati see, et kangatükk on asetatud üle noa serva. Ja mida kaugemale sinu võib-olla paks kangas üle noa serva, üle tegeliku lõikeserva noa katab, seda suurem on oht, et haaratsid murduvad, sest niidijaotus on arvestatud selleks, et panna puhas õmblus ümber sinu lõikeserva. Kui sa nüüd enne, kui paksude kangastega liiga kaugele paremale lähed, on tõesti oht, et haaratsid lähevad katki.
Piste laiuse rattaga reguleerid sa oma noalõike servakaugust sisestatud nõeltest. Keera seda paremalt vasakule ja vasakult paremale. Ja siis näed, kuidas su nuga liigub nõelte poole ja nõeltest eemale. Ka siin soovitaksin põhireeglina, et mida jämedam on su kangas, seda laiem võib su piste olla. Ja mida peenem on su kangas, seda kitsam võib su piste olla. Siin näed näidet kitsa õmblusega ja siin näidet laia õmblusega. See kõik kokkuvõetuna tähendaks, et sa saad näiteks teksaseid õmmelda laia pistega. Samas kui siidi või organsat õmbled kitsa pistega ja tihedama pistega. Siis on meil siin õmblusjala tõstja, millega sa õmblusjala üles ja alla liigutad. See on täiuslik võimalus jala eemaldamiseks. Mina isiklikult panen tegelikult kõik oma masinad alati kõige parema meelega õmblusjalaga sisse. Sa ei pea oma niitidega tegema slaalomit ümber noa, jala ja piste-pisteplaadi. Vaid saad niidid lihtsalt kõrvale panna, taha ära viia ja lõpus paned jala lihtsalt jälle külge. Kui sa tahad nüüd õmblusjala kõrvale ära panna, tõmbad sa selle lihtsalt vasakule. Kui sa tahad selle uuesti külge panna, siis tood sa selle siia ette, asetad selle väikese sillakesega täpselt jalahoidiku alla. Laased oma õmblusjala alla ja siis see tavaliselt kohe haakub. Kui see seda ei tee, vajutad sa korra siin taga seda väikest nuppu ja siis see kohe lukustub. Ja viimasena on meil siin masina, sellel küljel veel sinu vaba käsi. Mida sa saad kasutada, kui sa lihtsalt ei taha ära õmmelda. Vaid lihtsalt ette jääda ja lihtsalt alati ainult väikeste tükkidena edasi lükata. Kui vaatame nüüd masina paremale küljele, siis leiame sealt 3 võimalust, kus sa saad mõjutada. Ühest küljest on see siin sinu sisselülitusnupp ja selle taga sinu toitekaabel või sinu jalapedal. Kritsneri puhul tuleb tähele panna, et sel hetkel, kui sa selle sisse lülitad, hakkaks see kohe õmblema sel hetkel, kui sa jalapedalile astud. See tähendab sinu jaoks praktiliselt, kui sa kogemata pedalile astud, hakkavad nõelad liikuma. See tähendab, masin hakkab õmblema. Seepärast soovitus, alati kui sa nõelu vahetad, alati kui sa siin ees nõelte juures sõrmedega toimetad, siis saan ma sulle ainult soovitada, lülita masin välja, sest see juhtub tegelikult suhteliselt kiiresti. Et sa kogemata jalakäivtirile pead astud. Avatud eesiklapiga ei saa kritsner õmblema hakata. Siin küljel on nimelt väike turvalüliti paigaldatud. Ja sel hetkel, kui klapp on lahti, ei saa sa jalapedaliga masinat käima panna. Lisaks on sul siin paremal küljel sinu pingevabastusnupp. Ja kui me hakkame rääkima pingevabastusnupust, siis oleme tegelikult juba otse niidipinge teemasse sisse libisenud. Sest niidipinge töötab nii, et kui sa oled niidipinge seadistanud 9-le, siis suruvad sinu pingutusplaadid väga tugevalt üksteise vastu. Võta niit, pane see sõrmede vahele, suru väga tugevalt kokku, tõmba siit eest, siis sa märkad, et on sõrmede vahelt väga raske välja tõmmata. Niidipinge nulli puhul ei ole plaadid täielikult avatud. Nii et sa saaksid niidi välja tõmmata, vaid need puudutavad ikka veel kergelt üksteist. Kritsneril toimub pingevabastus alles siis, kui sa siin pingevabastusnuppu sisse vajutad. Alles siis lähevad su pingetalad täielikult lahku. See tähendab, et oma niite saad kõige lihtsamini liigutada käsitsi, kui sa siin seda nuppu vajutad. Vaatame nüüd, mida sa tegelikult kõike oma masina sisemusest leiad. Meil on 2 fikseeritud silmuspüüdjat. Üks neist on ülemine silmuspüüdja, see on see siin. Õmbluse tegemise ajal on ülemine silmuspüüdja kas pisteplaadi kohal või kõrval, aga ta ei ole kunagi seal all. See siin on sinu alumine silmuspüüdja.
Alumine silmuspüüdja on õmbluse tegemise ajal kas pisteplaadi all või kõrval, aga ta ei ole kunagi seal üleval. Milleks on seda täpselt oluline teada? Kunagi oma õmblemise käigus, tõenäoliselt pigem varem kui hiljem, jõuad sa olukorda, kus sa pead üksikuid niite järele reguleerima. Ja siis on väga oluline, et sa tead täpselt, milline niit tegelikult sinu õmbluses kust tuleb. Kas see on silmuspüüdja niit, kas see on nõelaniit ja kui see on silmuspüüdja niit, kas see on ülemise või alumise silmuspüüdja niit. Kui sa aga tead, et sinu ülemine silmuspüüdja on alati üleval ja sinu alumine silmuspüüdja on alati all ja sa vaatad nõelad, sinu nõelad lähevad kangasse, põimuvad ülemise ja alumise silmuspüüdjaga, tulevad uuesti üles. Söötja transpordib sinu kanga taha ja nõelad torkavad uuesti sisse. See tähendab, et sinu nõelaniidid ja kuna me just vaatasime ja ülemine silmuspüüdja on alati üleval või pisteplaadi kõrval, vaatame nüüd siin õmblust ja siis näeme täpselt, et erinevalt sellest poolest on sellel poolel 2 nõelaniiti. Seega peab see olema sinu pealmine pool. Kui me nüüd teame nõelaniitide järgi, mis on sinu pealmine pool, siis on loomulikult täiesti loogiline, et see siin on sinu ülemine silmuspüüdja ja teine sinu alumine silmuspüüdja. Kui sa õmbled ainult ühe nõelaga, saab seda ka teisiti meelde jätta, sinu alumine silmuspüüdja teeb sulle nimelt tähti. Kas üstid beseidid? Siis on sul masina juures 2 nuga, üks liikuv ülemine nuga ja liikumatu alumine nuga. Ülemise noa liikumisega liikumatu alumise noa vastu alla tekib justkui käärifunktsioon. Kui sa peaksid kogemata üle nõela õmblema, siis tegelikult 80% juhtudest on nii, et sinu ülemisel noal on väike sälk ja siis sa ei saa enam korralikult puhast õmblust. Kui läheb väga halvasti, siis tuleb ka sinu alumine nuga välja vahetada. Seepärast saan sulle ainult soovitada, et overlockiga õmmeldes võimalusel nööpnõelu vältida, seni kuni sa oled täiesti kindel ja seni kasutada klambreid. Siis on sul siin ees veel sinu sõrm. Ma ütlen selle kohta tegelikult üsna meelsasti, rullpalistuse sõrm või pistelaiuse sõrm. Oma rullpalistuse sõrme reguleerid sa selle väikese valge konksuga siin. Kui sa oled N peal, on sinu pistelaiuse sõrm ettepoole klapitud. Milleks täpselt on sinu pistelaiuse sõrm? Kujuta ette, et need siin on sinu mõlemad silmuspüüdjad, ülemine silmuspüüdja, alumine silmuspüüdja ja nende vahel asub sinu pistelaiuse sõrm. Sinu masin annab niiti välja ja ettepoole lükatud pistelaiuse sõrme abil sinu õmblus stabiliseeritakse ja saab kenasti ümber serva asetuda. Kui nüüd pistelaiuse sõrm tagasi tõmmatakse ja sa niidipinget natuke suurendaksid, võiks näiteks kangas ümber serva tõmbuda, sest õmbluses puudub stabilisaator. See selgitab juba ka, miks siin ees seisab väike R ja N. R tähistab nimelt rullpalistust. Ja alati, kui sa tahad rullpalistust teha, tõmbad sa oma pistelaiuse sõrme taha, siis saab koos niidipinget suurendamisega sinu kangas ümber keeratud, ehk tekib ümber keeratud rullpalistus. Ja viimane, kuid mitte vähem tähtis, on meil nüüd siin üleval veel pressialasurve, millega sa saad reguleerida, kui tugevalt sinu jalg kangale surub ja kuidas kangas koos söötjaga taha ära transporditakse. Mida jämedam sinu kangas on, seda tugevam võib sinu pressialasurve olla. Ja mida pehmem ja peenem ja õrnem sinu kangas on, seda lõdvemaks sa saad selle teha. Sa suurendad seda keerates seda päripäeva taha paremale. Ja kui sa keerad seda vasakule vastupäeva, vähendad sa pressialasurvet. Pärast kogu seda teooriat, mis on aga tõesti oluline, et just erinevate materjalidega toime tulla. Pöördume nüüd niidistamise juurde. Niidistamisel on väga oluline, et niidiriiul oleks kindlasti täielikult välja tõmmatud. Ja kuna me tahame niidid välja vahetada, samuti ka nõelad, siis lõikame esimese asjana siit eest enne eelpingutust niidid ära. See, mis meil siin ees on, seda nimetatakse eelpingutuseks. Siin taga see on sinu eelpingutus, siin on sul pingutusrattad. Et nüüd niidid masinast välja saada, on erinevaid võimalusi.
Kahjuks kuuleme väga tihti, tõmblejad saavad nõu lihtsalt tühjalt tõmmelda, seda lihtsalt gaasi anda. See aga tähendab, et sinu pressijalg kraabib tühjalt transportööri peal ja mida tihedamini ta seda teeb, seda rohkem kaemuvad väikesed transportööri hambakesed all sinu jalga ja jätavad sinna jooksul lihtsalt kasvaste õmblemise üsna keeruliseks. Sellest ma kindlasti soovitaksin sul hoiduda. Mõned saavad ka nõu, et pressijalg peaks olema üleval ja lihtsalt niidiketti tagant kinni hoida ning siis gaasi anda ja nii-öelda ketti taha välja tõmmata. Seepärast teeme seda alati teisiti. Sa teed oma masina lahti ja nüüd meenutame, et Greeneril ei ole pingutusvabastust, kui sa pressiala üles tõstad, vaid tal on pingutusvabastus, kui sa siin küljel seda nuppu vajutad. Sa võtad seega pintsetid, vajutad siin nuppu ja lähed siia otsepingutuse taha. Sest sinna, kust niidid välja tulevad, siia alla, sinna sa lähed ja tõmbad endale mõlemad haarajate niidid ette. Kui on küsimus, kuidas siin sinu pingutused on, siis siin on sinu vasak nõel, seal sinu parem nõel, siin ülemine haaraja ja seal alumine haaraja. Me tõmbasime seega esmalt mõlemad haarajad masinast välja ja siis mõlemad nõelad. Nüüd saad sa lihtsalt oma niidiketti siit tagant kinni võtta. Siis võtad sa oma käsiratta, sest kui sul on seal veel mingi takerdumine, siis võtad sa oma käsiratta, keerad seda ettepoole ja nimelt nii kaugele, kuni sinu nõelad on juba teel ülespoole. Sel hetkel, kui need on juba teel ülespoole, keerad sa käsiratta tagasi ja vahetult enne, kui nõelad on päris üleval. Saad sa niidid lihtsalt siledalt taha välja tõmmata. Mõnikord juhtub, et niidid takerdavad veel natuke ketelsõnganite külge, siis teed sa lihtsalt sama uuesti. Hiljemalt teise korra järel on sul kõik niidid käes ja saad need lihtsalt taha tõmmata. Oluline on, et sa tõmbad kindlasti kella 12 suunas ja mitte küljelt välja. See on täpselt nagu coverlockilgi, alati tõmba ilusti taha ja mitte kunagi vasakule. Et nüüd nõelu vahetada, seda me teeme nimelt enne, kui me niite muudame, võtame me esmalt pressiala ära, et me siin ees jala juures lihtsalt paremini näeksime. Siis keerad sa käsiratta nii, et sinu haaraja kaob nõelte ette ja sul on vaba juurdepääs nõeltele. Siis võtad sa oma väikese pintsli, mil on siin küljelauk ja torkad selle altpoolt nõela sisse. Sellega sa saavutad, et sinu nõelad, kui sa need kohe lahti oled teinud, ei kao alla pistepessa. Ja siis võtad sa oma kuuskantvõtme ja vabastad ülevalt oma nõelad. Ja täpselt samamoodi paned sa nõelad ka tagasi, sa pead jälgima, et lamekool poleks sinust eemale, seda taha masina poole. Seejuures pead sa kindlasti jälgima, et mõlemad nõelad oleksid täiesti üleval. Mulle meeldib seda teha nii, et ma pärast hoian mõlemad nõela sõrmedega veel kord kinni, mõlemad kergelt lahti teen. Lükkan täiesti üles ja siis keeran korralikult kinni. Pärast seda, kui me oleme masina nüüd tühjaks teinud ja nõelad vahetatud, jõuame nüüd lõpuks niidistamiseni. Me võtame masinaga kaasas olnud niidid maha. Sest mütsikestega on suurtel koonustel tõesti hea püsivus. Aga me tahame töötada väiksemate koonustega ja kui sa paned väiksemad koonused nende koonusevõidjate peale, siis need laperdavad edasi-tagasi, neil pole üldse korralikku tuge. Sa nägid kohe midagi, mis juhtub sinuga muidugi ka kodus, kui sa võtad suured koonused ära. Juhtub mõnikord, et need koonuse hoidjad jäävad lihtsalt koonuste sisse kinni. Kui need korralikult välja ei tule, siis sa lihtsalt lähed pintsetidega ülalt sisse. Ja siis need tulevad alt välja. Väiksemad koonused paned sa nüüd lihtsalt nii ilma koonuse hoidjateta masina peale. Ja kuna me töötame nüüd väiksemate koonustega, saad sa ülalt niidirulli peatajad hoidiku peale panna. Niidistamisel pead sa jälgima, et sa niidistad esmalt ülemise haaraja, siis alumise haaraja, siis vasaku nõela ja siis parema nõela. Esimesena läheb niit siin ees eelsingutusse. Siis lased sa sellel siit alt alla joosta. Kui niit siit ülalt välja tuleb, saad sa põhimõtteliselt punktide järgi orienteeruda. Sa pead oma ülemise haaraja niidiga alati rohekas sinise punktimärgistuse minema. Siis sa tõmbad niidi siit ülevalt üle ja lähed siis läbi ülemise haaraja. Ka alumine haaraja peab muidugi siin taga eelsingutusse. Jookseb siis siit ülevalt läbi ja tuleb siit alt välja. Oma alumise haarajaga järgid sa kollast märgistust.
See tähendab, sa lähed esimesena siit sisse, siis on sul siin mõlemas kohas kollane märgistus. Siin pead sa muidugi ka mõlemast alt läbi minema. Siis sa lähed siit läbi selle hoidiku ja siis ripub sinu niit siin ees. Overlockide alumiste haarajate puhul peab niit, kui ta tahab läbi alumise haaraja minna, alati tulema tagant vasakult. On väga erinevaid variante, ka masinaid, kus sa pead siin käsitsi sinna taha läbi niidistama. Sa niidistad selle nüüd siit läbi alumise haaraja, hoiad seda siin kinni ja võtad selle siit ülevalt ja hoiad seda siin natuke sõrmega eemal. See läheb nüüd siit läbi mõlema konksu, läheb siit ülevalt läbi ja siis otse öösi. Ja siis sa võtad selle ja paned selle siit lihtsalt nende 2 konksu taha. Lähed siia, võtad selle konksu, lükkad selle sõrmedega taha. Ja siis jääb sinu alumine haaraja täpselt sinna, kus see peab olema. Ja nüüd sa näed ka, miks ma niidistamisel meelsasti survejala ära võtan, sest ja siis on sul mõlemad haarajaniidid täpselt seal, kus sa neid ka omada tahad. Pärast haarajaniite niidistame nüüd viimasena veel nõelaniidid. Täpselt nagu haarajad, ripuvad ka nõelaniidid siin üleval pukkides ja me alustame vasaku nõelaniidiga. Sa paned niidi siin üleval eelsingutusse. Lähed siit läbi pingutusratta. Lähed selle hõbedase konksu taha. Siit ülevalt läbi selle hoidiku ja tuled siis üle nõelaniitide välja. Siis sa paned oma nõelaniidi siia selle hõbedase klambri taha otse nõelte kohale ja niidistad siis läbi öösi. Parema nõelaniidi niidistad sa samamoodi eelsingutusse. Läbi pingutusratta siit läbi hõbedase konksu ja siit alates jagavad mõlemad nõelaniidid oma niidistusteed. Üle selle tagumise hõbedase hoidiku ja siis öösi. Nüüd me niidistasime survejalg üleval, aga me ei vajutanud mitte ühelgi korral meie pingutusnuppu, meie pingevabastusnuppu. Ma olen harjunud, ma teen seda alati nii, et ma vajutan vabastajat lõpus. Sest muidu ma võib-olla pärast iga üksikut niiti ei tea, kas ma olen vabastajat juba vajutanud või ei ole. Seepärast ma jätan selle täiesti vahele. Kui ma olen kõik niidid niidistanud, võtan ma kõik niidid tagant, vajutan nupule, tõmban kõigist niitidest korraga. Ja ma võin nüüd kindel olla, et kõik niidid on täpselt seal, kus nad olema peavad. Nüüd paneme veel pressiala külge, sulgeme õmna ja paneme selle ette jäägikonteineri, et sinu jäägikonteiner klõpsaks samamoodi kenasti külge nagu minu oma. Võtad sa oma konteineri, millel on siin ees 2 sellist väikest kõrgendit. Ja sa kangutad selle justkui nii masina alla või õigemini lükkad selle küljelt nii masina alla, nagu sa tahaksid nende 2 kõrgendiga masinat natuke tõsta. Ma kasutan seda hea meelega ka panipaigana oma väikeste klambrite jaoks, siis ma tean alati, kus need mul on. Aga kogu see teooria on lihtsalt super oluline, sest turg pakub nii palju erinevaid materjale.
Ja sul on nii tore masin, millel sa saad nii palju asju seadistada ja saad tegelikult ka igaks kangaks väga hästi valmistuda ja iga kangast väga hästi töödelda. Nii, et aja jooksul lihtsalt ühendused aina rohkem sulguvad ja sa mõistad aina paremini, miks sa peaksid selle kanga puhul pigem pistepikkust kasutama ja iga kanga puhul ehk pigem diferentsiaali. Meil on siin esimesena trikotaaž, mille me ka panime sisse koos nõeltega, hoa-nõeltega. Minu masina seadistused on niidipinged kõik 4 peal, minu pressijalg on all. Minu difaal on 1, minu pistepikkus 2 peal. Minu nuga on loomulikult üles lülitatud ja minu pistelaius on 6. Miks ma mainin eraldi üles lülitatud nuga? Sest kui sa vahepeal kunagi ehk ka mõne õmbluse lõpetad, siis vaata alati, et sa alustaksid oma uut õmblust üles tõstetud noaga. Vajadusel keerad sa käsiratast enda poole, kuni sinu nuga on täiesti üleval. Miks? Sest sa paned kanga ette, paned selle noa taha või kangad noa taha, siis annad gaasi ja sel hetkel, kui sa õmblema hakkad, lõikab sinu nuga läbi sinu 2 kangakihi ja sinu kangast transporditakse siledalt taha. Ma näen kahjuks väga tihti, et daamidel on ükskõik, kus nende nuga seisab. See tähendab, et mõlemad kangad satuvad mingil hetkel noa peale ja halvimal juhul on sinu nuga parasjagu all. Nüüd tulevad kangad noa peale, sinu nuga läheb üles ja mida paksem sinu kangas on, seda suurem on tõenäosus, et sinu nuga tõstab kanga üles. Sinu alumine kangas lükatakse aga edasi ettepoole. See tähendab, et parimal juhul on sul ainult nihe. Halvimal juhul on sinu ülemine kangakiht ümber pööratud. Seepärast panen ma oma kanga siia ette, tõstan oma pressiala lihtsalt natuke üles, lükkan oma trikotaaži taha noa alla ja saan nüüd õmblema hakata. Niidiketi õmblemine enne õmblemise algust ei ole absoluutselt vajalik, sest ka see tähendaks omakorda, et sa kraabid palja jalaga üle transportööri. Seepärast võtan ma lihtsalt oma algusniidid, hoian neid taga lihtsalt esimesed 2-3 pistet kinni ja alustan siis õmblemist. Nüüd on juba näha, et mul on alati need 2 sõrme pressiala kõrgusel kaasas. Ja liigutan neid ükskõik mis kangast ma õmblen, kas paksu või õhukest, alati koos masinaga taha masina õmblemise kiirusega. Sa ei saa endale nende sõrmedega sisse õmmelda, sest pressijalgadel on siin ees noakaitse. See tähendab, et sa saad aga sellega säästa end pressjala survega ringi keeramisest, sest sa lihtsalt reguleerid nende 2 sõrmega, keskmise ja sõrmuse sõrmega, kui tugevalt sinu kangad taha lükatakse. Kui harjutada sõrmed korralikult siin küljel kanga peale suruma ja õmblemise kiirusega taha kaasa õmblema, on sul alati super tulemus. Ja siis tuleb sinu õmblus masinast välja selline. Õmblus ei ole hea, aga mitte päris halb. Mis silma torkab, on see, et see on imeliselt ühtlane, aga mis samuti silma torkab, on see, et see on väga kitsas. See tähendab, et kui sinu õmblus tuleb nii kitsas, peaksid sa kindlasti esimese asjana oma pistepikkust suurendama, et vahemaad siit sinna natuke pikendada. Väga hea on see, et meil ei ole üleval absoluutselt mingeid silmusülejääke. Halb on see, et see on nii laineline. Ja täpselt sellest lainelisusest me nüüd räägimegi, sest me oleme jõudnud diferentsiaali sügavaimatesse sügavustesse. Varem, kui me diferentsiaali puudutasime, ütlesime, et diferentsiaal vastutab sinu transportööride diferentseeritud kiiruse eest. Me õmblesime ühel. See tähendab, et nii kiiresti, kui kanga seest sisse lükati ja kaasa transporditi, nii kiiresti võeti see ka tagant jälle välja. Kui me nüüd läheksime diferentsiaalsöödu ülemisse vahemikku, ei lükkaks tagumine söötja kangast taha nii kiiresti, kui seda eest sisse lükatakse. Mis tähendab, et sinu kangas lükatakse kokku ja laine silutakse. Ja mida me siin nüüd näeme, on täiesti ühtlane superunistuste õmblus.
Pisted on natuke üksteisest eemal, sest me suurendasime piste pikkust. Ja meil ei ole enam absoluutselt mingit lainetust, sest me viisime diferentsiaalsöödu ülemisse vahemikku. Ja lahti voldituna näeb õmblus välja selline. Ma tahaksin selle õmbluse juures sinuga veel natuke aega peatuda, enne kui me kohe läheme läbi teiste võimalike probleemide, mis võivad tekkida nagu liiga lõtva alahaarats, liiga pingul nõel ja sellised asjad. Ja enne kui me räägime teistest õmblustest, sest mul on siin oma masinas 4 Ackermanni Overlock niiti. Ackermanni Overlock niidid, need 120-sed, on peaaegu natuke kohevad nagu kohev niit. Kui me teeksime identse õmbluse täiesti tavalise Overlock niidiga, mis on ju natuke peenem, siis on sul muidugi juba meie esimesel õmblusel algse piste pikkusega palju kaugemal asetsevad pisted, kui mul siin olid, sest sinu niit on peenem. Seepärast pead sa sellele kindlasti tähelepanu pöörama ja seepärast ma ei olegi universaalsete reeglite ega ka väidete nagu tee seda alati nii ja naa, sõber. Sa pead pöörama tähelepanu sellele, kui paks sinu niit on. Mida paksem on sinu niit, seda pikem peab olema sinu valitud piste. See sõltub aga muidugi sellest, millist õmblust sa teed, sest rullääris õmblus peaks olema suhteliselt tihe. Täiesti tavaline 4-niidiline Overlock õmblus pigem mitte nii. Vaatame nüüd õmbluse väljanägemise mõju, kui sinu pinge ei ole õige. Meil on siin õmbluse väljanägemine, kus alahaarats on palju liiga lõtv. On näha, siin on nõelaniidid. Alahaarats tõmmatakse selgelt ülahaaratsi poole. See tähendab, et alahaaratzil ei ole tegelikult üldse pinget, antud juhul tõepoolest 0, ja ülahaarats tõmbab selle ülemisele poolele. Selles näites on meil palju liiga pingul alahaarats. Alahaarats tõmbab ülahaaratsi ümber serva ja meil on alahaaratzis tegelikult vaid väga väike kogus niiti. Alahaarats oli sel juhul seadistatud 9. Ja siin on ka selgelt näha, et nii kõrge alahaaratsi pinge tõttu tõmmatakse sinu vasaknõel korralikult alumisele poolele. Alahaarats oli sel juhul seadistatud 9. Kui sinu ülahaarats ei ole korralikult seadistatud, siis tõmmatakse see nagu siin alahaaratsi poolt ümber serva. Ja kui sinu ülahaarats on liiga pingul, siis tõmbab see alahaaratsi üles. Vaatame nüüd veel nõela valesid niidipingutusi. Nii näeme siin väga selgelt liiga lõtva paremat nõela, mida tunneb ära sellest, et see moodustab alumisel poolel alahaaratsi juures silmuseid. Liiga pingul parem nõel, täpselt nagu liiga pingul vasak nõel, tekitab sageli väikseid volte üksikute nõelte vahele. See tähendab, et nõelaniidid tõmbuvad peaaegu natuke kokku ja kangas proovib nende vahelt üles tulla. Liiga lõtva vasakut nõela tunneb väga selgelt ära sellest, et kui sa kanga lahti voldid, näed sa nõelaniite. Nõelaniidid, mis on liiga pingul, kaevuvad alati korralikult sügavale kangasse. Siin tegin ma sulle nüüd näite pressijalg üleval, see tähendab, et ma juhtisin kanga käsitsi avatud pressiala alt läbi. On näha, et pisted on suhteliselt ebaühtlase pikkusega ja üla- ja alahaarats ei asu päris õigesti oma kohal. See tähendab, et sa tegelikult ei õmmelnud päris õige niidipingega. Sinu kasutusjuhendis lehekülgedel 2.2.2.9 leiad sa teisi võimalikke vigu niidipinges. Siin õmblesin ma sulle lehekülje 2.9 keskelt tulemuse järele lahendusena, siin seisab suurenda ülahaaratsi pinget või lõtvenda alahaaratsi pinget. Kuid see on alati küsimus, milline on sinu praegune. See tähendab, et kui sul on selline õmbluse väljanägemine nagu siin, ma õmblesin nüüd vasaku parema nõelaga 4, ülahaaratsiga 4, alahaaratsiga 2,5. On näha, et alahaarats tuleb üles. Siis ma selles olukorras selle õmbluse tulemusega suurendaksin alahaaratsit natuke. See on alati küsimus, milline on sinu õmbluse tulemus ja milliste pingetega sa just õmblesid. Seda me muidugi ei taha, me tahame edasi masinat vaadata ja milliseid õmblusi see meile pakub. Curly videotes erinevatel teemadel käsitlen ma niidipinge teemat ikka ja jälle, sest niidipinge teema on lihtsalt midagi, millega sa pead kogu oma õmblemisaja jooksul pidevalt tegelema.
Ühest küljest, mida kergem sul on selle kasutamine, seda lihtsam on sul loomulikult ka oma masinat seadistada, ilma et peaksid kuskilt küsima, kirjutama või järele vaatama. Meil on siin see õmbluse pilt. Probleemist rääkisime juba enne. Mis seal juhtus? Mul on siin oma masinal niidirullide stopperid. Need niidirullide stopperid siin ülemisel haarajal, sinna jäi mu niit tõepoolest kinni. See võib lihtsalt juhtuda, sest niidid kerivad end lihtsalt väga erinevalt lahti. Ja ka seal oleme jälle valdkonnas, kus üldistusi tegelikult polegi. Mõnikord on hea stoppeid kasutada, samamoodi nagu võrke, ja mõnikord on parem need ära jätta. Ma olen need nüüd siit oma ülemiselt haarajalt ja oma alumiselt haarajalt eemaldanud. Vaatame nüüd siis edasi läbi masina teiste õmbluste. Seni oleme kasutanud õmmelnud 4-niidilist overlock õmblust. Ja seda nimetatakse ka äärestusõmbluseks. Oled ehk juba lugenud, äärestusõmblusega õmmeldakse silmuskangast kokku. See tähendab, et alati, kui sa tahad kampsunit või särki või pusa või mida iganes õmmelda jerseyst, sweatist, fleece'ist, French terry'st, just silmuskangast, siis võtad sa 4-niidilise overlock õmbluse. See hoiab su kangamaterjali koos ja on sellest hoolimata veniv. Kui me nüüd ühe nõela välja võtame, siis on meil esmalt ääristusõmblus. Nimelt täpselt nii kaua, kuni ülemine ja alumine haaraja on ühtlase pingega. See tähendab, et kui niidid põimuvad täpselt noatera serval, on meil ühtlane overlock õmblus. Seda nimetatakse ka meelsasti ääristusõmbluseks, sest sellega sa ääristaksid kootud kangast. Kootud kanga jaoks vajad sa ju universaalnõelu. See tähendab, et kui sa nüüd oma mõlemad nõelad välja võtaksid ja paneksid ainult parema nõela uuesti sisse, kui sa paned oma vasaku nõela universaalnõelana sisse ja jätad parema välja, ma võtan nüüd oma mõlemad haanõelad välja, panen parema nõela universaalnõelana uuesti sisse ja siis ääristame korra ühe kergema kootud kanga. Praegu mittevajaliku vasaku nõelaniidi olen ma masinalt eemaldanud, et see ei saaks üleval niidihoidjas teiste niitidega sassi minna samal ajal, kui ma õmblen. Oma diferentsiaalsööte jätan ma ühtlasele transpordile. Oma pistepikkuse panen ma 3 peale. Oma pistelaiuse umbes 5,5 peale. Ja oma noa jätan ma loomulikult sisse lülitatuks. Minu niidipinged on kõik 4 peal, nii mõlemal haarajal kui ka paremal nõelal. Sa näed, mu õmbluse põimumine on siin üleval täpselt serval. Haarajad on kenasti vastu, meil on alumine haaraja all ja ülemine haaraja üleval. Vaatame järgmisena õmbluste juures rulläärt. Me oleme ju parema nõela sisse pannud ja parem nõel on rullääre jaoks ka täpselt õige. Ma näen mõnikord kursustel, et daamid jätavad mugavusest vasaku nõela masinasse sisse. Tulemus, kui vasaknõel on sisse pandud, aga niidistamata on oluliselt halvem, kui sa vasaku nõela, kuna sa seda parasjagu ei vaja. Lihtsalt masinast välja võtad. Me õmbleme diferentsiaalsöötega 0,7. See tähendab, et tagumine söötesamm on natuke kiirem. Kõigepealt õmbleme puuvilla, mis muutub sellega kenasti pingul. Kui sa õmbleksid diferentsiaalsöötega ühtlasele transpordile, see tähendab siin ühele, võiks juhtuda, et see tõmbub natuke kokku.
meie pistepikkuse teeme väga väikeseks, väga lühikeseks, väga tihedad pisted üksteise järel. Meie nuga on loomulikult sisse lülitatud ja laius on kitsas. See tähendab, et meie nuga on nõelale lähedal ja meil on ilus kitsas õmblus. Rullääre nipp on see, et sinu alumise haaraja pinget suurendatakse ja alumine haaraja tõmbab ülemise haaraja niidi ümber serva. See tähendab, et oma niitides pead sa kindlasti ülemisele haarajale panema selle niidi, mida sa peamiselt oma rullääres näha tahad. Sest ülemine haaraja tõmmatakse alumise haaraja poolt ümber ääre. Seepärast pead sa loomulikult ka alumise haaraja pinget suurendama. Minul on see siin praegu 6 peal. Lisaks on rullääre jaoks oluline, et sa tõmbaksid siin ees oma piste laiuse keele tagasi. See tähendab, et sa lähed N-ist tavalisest õmblemisest ääri rullääre seadesse. See tähendab, et sinu stabilisaator ei ole enam sinu õmbluses ja seega koos suurendatud alumise haaraja pingega keeratakse sinu kanga äär ümber. Ümberkeeratud rulläär on õige nimetus sellele, mida me thief. Me jätame loomulikult kogu õmbluse ajal piste laiuse keele tagasi tõmmatuks. Ma näen ka seda aeg-ajalt, et overlocki karpääre tegemiseks tõmmatakse piste laiuse keelt mõnikord natuke ette, tagasi. See ei ole tehnika, mis Grenade-Stokhaksele eriti meeldiks. Siin võib sul väga kergesti juhtuda, et sinu piste laiuse keel murdub ära ja ees ei ole kindlasti garantiijuhtum. Me õmbleme nüüd esimesena puuvilla ja vaatame pärast jerseyt. Me jätame mõlema kanga puhul seaded samaks. Jersey puhul näeme nüüd siin, et niit ei tule päris laineliselt välja. Kui sa tahad lainelist rulläärt, sellist, mis on tõeliselt kenasti lainetav, siis paljude masinate, sealhulgas ka Gritzner 620 puhul, ei piisa sellest, kui lihtsalt diferentsiaali alumisse vahemikku panna. Kuigi see tõmmatakse sellega tagant natuke välja, ei piisa sellest. Seepärast õmblema, kui ma tahan lainelist rulläärt, nii et ma tõmban oma kangast eest natuke. Overlocki puhul pead sa ainult kindlasti tähele panema, et kui sa käsitsi eest tõmbad, siis pead sa ka siin tagant kanga masinast läbi juhatama. See tähendab, et sa tõmbad eest ja sa tõmbad tagant ning oled seega põhimõtteliselt oma õmblusserva pikendanud ja juhatad kangast mööda seda pikendatud serva pressiala alt läbi. Pärast peab see lainetama, sest sa oled oma pikendatud servale pannud palju rohkem niiti, kui sinu serv tegelikult pikk oleks olnud. Ja see niit lihtsalt ei tea, kuhu minna ja seetõttu asetub kenadesse lainetesse. Kui sa tõmbad ainult eest ja tagant mitte, siis on oht, et sinu nõel murdub ära. Ja siis on meil siin tulemus jersey kangal, loomulikult jersey nõelaga. Siin ees on näha, et äär lainetab oluliselt vähem kui siin tagant. See on tingitud sellest, et siin ees on koht, kus ma ainult venitasin diferentsiaaliga ja siin tagant, kus ma lihtsalt ka käsitsi tõmbasin. Ja siin on veel kord rulläär puuvillaga. On näha, et seal ei tõmbu midagi kokku, see on täiesti sile. Rullääre teemal on lihtsalt tohutult palju öelda ja on tohutult palju võimalikke olukordi. Ühest küljest saab seda teha väga erinevatest materjalidest, alustades paksemast jerseyst kuni väga õhukese organsani. Siis on nii, et seda saab õmmelda ka väga erinevate niitidega, väga paksust kuni väga õhukesenist, päris paksust dekorniidist kuni tikkimisniidini. Seda saab õmmelda 2 niidiga ja ka 3 niidiga.
aga võib ka olla, et näiteks oodatud probleemid tekivad, nagu näiteks väikesed nupud, mis sealt välja paistavad. Või sinu laps tõmbab võib-olla alati siit varrukast nii ja kogu rulläär venib välja. Ka see, kuidas sa rullääre ümmarguselt sulged, nend pärast seda, kui oled varruka juba sulgenud, on loomulikult teema. Seepärast olen ma teinud terve video ainult rulläärest, teine on praegu veel plaanimisel. Ja kui sa tahad sinna vaadata, siis sa leiad selle Curly lehelt, vahelehelt õpetused. Viimase õmblusena vaatame nüüd lameõmblust. Kõigepealt arutame, mis lameõmblus tegelikult on. Tõmmeldakse alati ühe nõelaga. Ja seda saab kasutada nii viimistlusena kui ka ühendusõmblusena ja ka puhta dekoreerimisõmblusena. See tähendab, et haarajad asetsevad seal väljaspool ümber. Lameõmblust nimetatakse lameõmbluseks, sest seda tõmmatakse pärast õmblemist laiali. See tähendab, pööra tähelepanu minu peopesadele, sa tõmbad õmbluse pärast laiali. Ja sul on siis kas ühel pool redeliõmblus või teisel pool haaraja, mis paneb täiesti sileda õmbluse üksteise peale. See tähendab, lameõmblust nimetatakse lameõmbluseks, sest sellel ei ole üheski kohas mingit ülespoole ulatuvat õmblusvaru. Sa saad lameõmblust õmmelda nii 2 kui ka 3 niidiga. Kuna sul on aga kaasas olevate tarvikute hulgas väike konverter, see abivahend haarajale, räägime nüüd täpselt sellest seoses lameõmblusega. See tähendab, et kõigepealt lõikame ära parema nõela niidi ja ülemise haaraja niidi. Tõmbame selle puhtalt masinast välja. Survetald on eemaldatud. Ja siis vahetame esmalt nõela asukohta, nimelt paneme selle paremalt poolt vasakule poole. Mulle isiklikult meeldib lameõmblus väga, kui see on eriti lai. Kuid tehniliselt võiksid sa seda õmmelda ka parema nõelaga. Kui nüüd jõuab kätte uuesti niidistamise aeg, sinu alumine haaraja, selle oleme me niidistatuks jätnud ja ka mitte ära lõiganud, see on seega endiselt masinas. Sa võid oma ülemise haaraja niidi ära võtta ja oma vasaku nõelaniidi paned sa selle nõelaniidi koonuse peale, mille sa oled paigaldanud. Konverteri paigaldame kohe. Esmalt niidistame selle, mis praegu masinas on. Sest nõelaniiti ei saa sa lihtsalt läbi tavalise pinge juhtida, meenutame, kuidas lameõmblust õmmeldakse. Me tahame seda nimelt lahti tõmmata. Ja me tahame tegelikult täpselt vastupidist sellele, mida me tavalises overlock-õmbluses tahame. Sest tavalises overlock-õmbluses ei taha sa mingil juhul vasakut nõelaniiti näha. Aga kui siin meie vasak nõelaniit on liiga pingul, ei saa sa oma õmblust lahti tõmmata. Nüüd on see mõnikord nii, et kui sa Grietzner 722 masinal pingenulli peale paned, siis see on mõnikord ka tõepoolest väga lõtv. Kuid enamikul masinatel sa peaksid siin küljel tegelikult pidevalt pingevabastusnuppu vajutada saama, et sinu niit saaks probleemideta kogu aeg lihtsalt lõdvalt läbi sinu pingekettakese nõela juures libiseda. See ei ole muidugi võimalik. Sa võtad tüki tesafilmi ja kleebid selle ülevalt üle oma pinge kanali, nii et nõela niit. Nüüd siin ülevalt eelpingsutusse läheb, siis siit üle tesafilmi jookseb. Järgmiseks paigaldame konverteri. Ühes nurgas on sellel väike kõrgendus, see peab minema tagantpoolt ülemise haaraja auku. See tähendab, sa kangutad sellesse väikesesse kitsasse vahesse, see peab tagant natuke välja paistma. Seejärel surud sa esiosa tagasi, nii et see tagantpoolt auku sisse napsab. Sa pead jälgima, et see oleks tõepoolest augus ja mitte selle all. Konverteri hilisemaks eemaldamiseks surud sa esiosa lihtsalt kergelt tahapoole, siis kangutad selle üles ja ette välja.
Me paneme oma kanga paremad pooled vastamisi, sest me tahame näha redeli õmblust ehk roosat niiti paremal pool. Meie pinged vasakul nõelal on 0 pinge lahti tõmbamiseks. Jookseb ju üle tesafilmi ja alumisel haarajal on meil pinge 5 peal. Ülemist haarajat ei kasutata, seal on meil konverter. Ja edasised seadistused diferentsiaalsööde on meil ühtlase transpordi režiimil. Piste pikkus täiesti napilt üle 3, piste laius napilt üle 5 ja nuga on loomulikult sisse lülitatud. Sisse lülitatud tähendab, et töötab kaasa. Ja see, mida me siis masinast saame, näeb välja selline. Ja kui me selle lahti tõmbame, siia meie nõelaniit. Ja vasakult poolt näeb see välja selline. Loomulikult saad sa lameõmblust õmmelda ka 3 niidiga, alati siis, kui see peaks olema ehk natuke vastupidavam. Sa saad lameõmblust õmmelda ka ainult parema nõelaga, kui see peaks olema oluliselt kitsam. Ja sa saad seda kasutada nii õhemate kui ka paksemate kangaste puhul. Kätemispistega saab teha väga palju asju, näiteks saad sellega paelu või pitsi külge õmmelda. Sa saad seda kasutada raglaanõmblusena või ka ääristuste tegemiseks, kui sul pole kattemasinat või ääristused kattemasinaga ei õnnestu. Kõik need variandid ületaksid omakorda selle video piirek. Seepärast tegin 2 erinevat videot. Üks on Grundlagen der Flachnacht, seal räägitakse ainult masina seadistamise tehnikast. Erinevate kangaste erinevast käsitlusest seoses sellega, kuidas sa pead oma masinat seadistama. Ja teises videos Anwendungsgebiete der Flachnacht räägitakse ainult kõigist erinevatest variantidest, millist pressijalga sa selleks vajad, et saavutada kindel tulemus. See viib meid otse järgmise teema juurde, sest nüüd pöördume pressijalgade juurde. Niidistame masina uuesti 4-niidiliseks overlock-õmbluseks ja alustame peitpalistusjalaga. Peitpalistuse õmblemine ei olegi tegelikult üldse keeruline. Haute couture'is õmmeldakse seda meelsasti käsitsi, sest peitpalistuse puhul on eesmärk, et sinu palistus ehk siis sinu äär õmmeldaks nii kindlalt, et niit, millega see on kinni õmmeldud, ei oleks paremal pool näha. Overlockiga selle tegemise eelis seisneb selles, et sa õmbled kokku ja samal ajal äärestad oma palistuse. Overlockiga selle tegemise raskus seisneb selles, et sa pead jälgima, et sa vasaku nõelaga kõiki kangakihtel läbi ei torka, sest muidu on sinu niit paremal pool näha. Kui ma õmblen peitpalistust, siis ma voldin oma palistuse enne ümber. Mõõdan selle välja, voldin selle ümber. Ja kui sa nüüd sellega overlocki juurde lähed, siis sa asetad selle põhimõtteliselt samamoodi. Nii asub algne voldik. Siis klapid selle nii üles. Ja siis võtad kogu palistuse ja lähed sellega nii overlocki juurde. Just siin seal, kus nüüd on voldik, on sinu õmblusserv ja just siin üleval tahame kohe oma äärestusõmbluse teha. Nüüd on eesmärk, et ideaaljuhul tabaks vasaknõel siit voldikust vaid väga väikese tüki. Ja just selleks on meie peitpalistusjalg abiks. Sinu pressjalal on siin see kruvi. Kui sa selle kruvi lahti lased, siis saad kogu selle esimese juhiku oma noa poole ja noast eemale lükata. Mida kaugemale see sinu noast eemale on lükatud, seda lähemal on see muidugi seal taga nõelale. Sest siin ees on meil ju see serv ja selle serva vastu lükkad sa oma ümbervolditud palistuse. See, mida me tahame äärestada, jookseb siin selle pressjala all. Ma olen nüüd siis oma kruvi lahti lasknud, sest pressjalga saab kasutada ka väga paljude muude asjade jaoks. Aga peitpalistuse tegemiseks lükkan ma selle nii kaugele, kui võimalik kõrvale. Ja tõmban kruvi uuesti kinni. Siis läheb kangas sinna sisse. Sa näed, siin asub sinu palistuse õmblusvaru, mida nüüd nuga lõikab, kuhu siis maanduvad ülemine ja alumine haaraja ning parem nõel. Ja sinu vasak nõel, seda on siit positsioonilt natuke paremini näha, asub justkui täpselt palistusega samal joonel.
Kui sinu kangas on natuke õhem, siis saad sa oma juhikut ka natuke rohkem paremale lükata. Ma tõin selle nüüd lihtsalt täiesti vasakule, sest kangas on nii paks. See surutakse nüüd pressjala ja transportööri vahel taha. Venib, kui see on just kui nõelte all, jälle natuke paremale laiali. Ja tabatakse siis täpselt vasaku nõelaga. Oma kangast edasi lükkad. See asub nagu alati seal ees lahtise noa all. Aga kui sa seda nüüd siin natuke taha kaasa ei lükka, see juhtub nagu väga kiiresti. Seal pead sa jälgima, et sa ka tõesti siin juhikus püsid. Vahepeal pead sa muidugi kindlasti kontrollima, kas sa oled esiteks oma palistuse ka tõesti kinni õmmelnud. Seda kontrollid sa proovides õmblusvaru ja palistust lahti tõmmata. Ja kui me vaatame paremale poole, ehk siis kõik korra lahti klapime, siis tohib nõelaniiti näha olla võimalikult vähe. Ideaalis mitte midagi. Et õmblusi läbi näeks, kui neid peaks näha olema. Ja see on tõesti täiesti täpselt tabatud, mitte midagi ei ole näha. Ühe asja tahan ma nüüd veel korraks esile tuua. Nimelt jäi see mulle silma alles arvutis lähivõtteid lõigates. Ainult üks põhjus, miks paljud girli videoid nii armastavad. Siin ongi auk. Ja see väike auk tuleb 100% sellest. Et ma ilmselgelt, kui ma oma nõelu vahetasin stretch nõelte ehk jersey nõela vastu, kusagil eksisin. See tähendab, et vasaknõel on igal juhul universaalnõel. Sest universaalnõelad teevad teile venivatesse kangastesse augud. Siin on. Nüüd võiks muidugi küsida, miks tal universaalnõelad sees olid. Väga lihtne, sest ma õmblesin just lamedõmbluse lõpus teile veel kiiresti selle näite ja see on kootud kangas. Aga vaatame nüüd meie peitpalistust. Siis näeme, et meil on siin tõepoolest peitpalistus. Ja siin siseküljel on see kinni õmmeldud. Ma ei saa seda lahti võtta. Siin see on tõesti korralikud. Selline peab peitpalistus välja nägema. Vaatame järgmiseks elastikjalga, mida siin ja seal nimetatakse ka kummipaelajalaks. Elastikjala eelis on see, et sa saad õmmelda venivat paela absoluutselt ühtlase venivusega. Ja see on näiteks super kasulik, kui sa tahad õmmelda retuuse. Sa ei pea sellega sugugi ainult kummipaela õmblema. Aga saad õmmelda kummipaela igas laiuses. Sa saad aga muidugi kasutada ka framilastikut. Mul on siin läbipaistev elastik, framilastikut kasutada, teine sõna oleks framilon. Enne, kui me selle masinasse paneme, vaatame kõigepealt, kuidas jalg on ehitatud, et sa täpselt teaksid, kuidas see osa töötab. Meil on siin jala küljes kruvi. Selle kruviga reguleerid sa, kui tugev on rullisurve sellele alumisele plaadile. Just sinna juhid sa kohe oma veniva paela sisse. Kui rull surub tugevalt alumisele plaadile, siis sa ei saa rulli tegelikult üldse üles tõsta. Jah, kui su kummipael oleks nüüd vahel, hoitaks seda äärmiselt tugevalt tagasi ja seega oleks seal väga tugev venivus. Mida vähem su rull su plaadile surub, seda vähem tugev on su venivus. Et nüüd kummipaela sinna sisse juhtida saaks, keerame kruvi piisavalt lahti. Sa pead aga ettevaatlik olema, et sa seda kogemata jalast täiesti välja ei keeraks. Siis võtad sa oma kummipaela ehk paela, millega sa tahad venitada ja paned selle nii siledalt sinna alla. Võib rahulikult siin paremal ääres olla, aga sa paned selle sinna alla. Ja tähtis on, et siit tagant paela veel piisavalt välja paistaks. See aitab sul kohe positsioneerimisel. Nüüd keerad sa jala üles ja lükkad lihtsalt siit eest küljelt oma kummipaela jalga. Seejuures on tähtis, et su pael oleks igal juhul täiesti kuni siia servani. Ja kui me seda nüüd altpoolt vaatame, siis sa näed, et su alumine serv on igal juhul seal all.
siis keerame natu kinni. Sa saad seda muidugi teha ka ringikujuliselt suletud olekus, kui sa oled oma kummipaela juba palistuseks sulgenud. Aga me vaatame seda nüüd kõigepealt, kuidas seda avatult tehakse. Sa pead jälgima, et su kummipael jääks muidugi igal juhul su jala alla. Ja mõnikord on nii, et su jalg ei lukustu, kui sa õmblusjala alla lased. Siis sa vajutad ju siin taganuppu, nüüd ta tegi seda kohe. Aga võib juhtuda, et sa pead esimesel korral jalga natuke ehk hoidikut natuke jala peale suruma. Siis tõstad sa oma õmblusjala korra üles ja kontrollid, kas su kummipaelajalg ehk elastikjalg tuleb kaasa. Ja positsioneerid nüüd oma paela korralikult sirgelt jala alla. Nii et see paremalt servaga seal jalaga tasa on. Ja lased kõigepealt oma jalakese alla. Seejärel asetad kanga parema poolega allapoole ja lükkad selle nüüd küljelt jala alla. See tähendab tõsta pressijalg üles. Kummipael siin ees, see on muidugi sellise laia kummipaelaga natuke raskem kui kitsa kummipaelaga. Ja mõlemad peavad paremalt servas puhtalt lõppema. Ma õmblen selliseid asju meelsasti noaga, see tähendab, ma ei lase oma kangast ära lõigata. Vaid õmblen nii, et juhin kanga noa siseserva mööda. Muidu peaks algust teisiti tegema, et sa ei õmbleks oma kangasse viltu sisse. Ja siis reguleerid sa oma kruuvi, see tähendab, sa sead, kui tugevat venivust sa soovid. Et saada oma projekti jaoks õige venivus, võin sulle ainult soovitada, et õmble mõne 10 või 10 cm pikad tükid ja alati erineva venivusega, nii et sa saad täpselt katsetada, kui palju kummipaela sa vajad, et lõpuks õige mõõt saada. Ja siis sa tegelikult ei tee midagi muud, kui vajutad gaasi. Masin on niidistatud 4-niidilise overlock õmblusega, kõik pinged on 4. Ma ei pea nüüd muidugi kangast ega kummipaela tõmbama. Mida ma aga meelsasti teen, on see, et võtan siit tagant oma kummi, hoian seda kinni ja kontrollin, kas see ka tõesti taha kaasa transporditakse. Kuna kummipael tõmmatakse õmblemise ajal rohkem või vähem tugevalt välja. Olen ma muidugi sisestanud piste pikkuseks 4, sest minu pistid on niikuinii kohe väga tihedad. Kuna see tõmmatakse välja, hüppab õmblemise järel tagasi ja siis on mul just väga tihe piste pikkus. Nüüd märkab siin, kui ma hakkan õmblema, surub minu rull nii kõvasti minu kummipaelale, et kummipael ei taha üldse korralikult läbi minna. Seepärast on väga oluline, et sa keskenduksid sellele, et sinu kummipael jääks sinna paremale küljele. Häda korral tõmbad sa seda siit natuke üle, sest ainult servast ja pead muidugi samal ajal oma kanga puhul jälgima, et see jääks samuti siin servas siledaks. See tähendab, liialdatult öeldes, sa õmbled nii. Kummipael paremale üle, kangas vasakule üle. Liialdatult muidugi peavad mõlemad serva jääma. Praktikas näeb see välja nii. Nii. Ja nüüd saan ma siin õmblema hakata. Ja tulemus näeb seestpoolt välja selline. Kangas oli muidugi vasaku poolega ülespoole. Ja teiselt poolt näeb see välja selline. Ja kui sa seda nüüd venitad, siis sa võiksid veel kord üle kaverdada ja sul on siis imeliselt lai retuuside vöökoht. Eelis, kui sa overlockiga kroogid, seisneb muidugi selgelt selles, et sa õmbled ja äärestad ühes tööetapis. Loogiliselt on ju üökujulised. Ja me näeme siinkord ülemist haarajat. Ja seega ka nõela nii. Me ole kangast ühes.
tükis kokku õmmelnud ja äärestanud. Kuidas sa saad sellise puhta overlock otsa ilma lahtiste silmusteta, mis on eriti oluline, kui näiteks kaelust õmmeldakse? Seda olen ma täpselt selgitanud videos paremini õmblemine overlockiga. Sealt leiad sa ka veel mõned teised õmblustehnikad overlockiga, nagu näiteks rulläärisega puhtad välisnurgad musliinrätikutel, nagu näiteks puhas rulläärisega lõpetus, rätiku ots, puhtad sisenurgad ja palju muud. Oluline on, et sa laseksid kindlasti alati oma noa kaasa joosta. Sest kui sa satud noa paremale poole, saad üle noa lõikekoha paremale ära. Siis sa riskid oma haarajate lõhkumisega. Sa lased seega oma noa tingimata alati kaasa joosta. Krookimisel on siin või krookimiseks on siin see krookimisjalg ja krookimisjalad sobivad või iseloomustavad end sellega, et need koosnevad 2 kihist. Kihi, mida sa kroogid, juhid sa siit alt selle plaadi ja transportööri vahelt läbi. Ja kihi, mida ei tohiks krookida, mis jääb seega siledaks. Tuleb siit ülevalt jalga sisse ja ei puutu meie söötjat peaaegu üldse. Siin selles näites on siis nii, et loomulikult on tumesinine kangas all olnud. Ja krookimata kangas on peal ja kangad on loomulikult parem pool parema vastu. Sest sa tahad loomulikult, et su õmblus jääks sissepoole. Masina seadistustest me oleme niidistanud 4-niidilise overlock piste. Pinged on nõeltel suurendatud ja haarajatel vähendatud. Meil on väga pikk piste. Meie nuga on loomulikult sisse lülitatud ja meie diferentsiaal on 2. Mida täpselt tähendab diferentsiaal 2? Tagumine söötja on peaaegu poole aeglasem kui esimene ja kangaid lükkakse maksimaalselt tugevalt kokku. Sa saad oma krookimise tugevust masinal täpselt 2 komponendiga reguleerida. Nimelt esiteks pannes oma piste pikkuse allapoole või tuues oma diferentsiaali natuke allapoole. Kas 1,2 või 1 anda? Sa saad aga oma krookimist mõjutada ka 3. komponendiga või õigemini mitte mõjutada. Sest mida paksem su kangas on, seda halvemini reageerib see söötjale ehk diferentsiaalile. Kui sul on seega paks kangas, saad sa seda üsna halvasti ainult krookida, sest see ei reageeri diferentsiaalile peaaegu üldse. Ja kui sul on väga õhuke kangas, nagu näiteks puuvill või patist või organza, siis saad sa seda väga kenasti sisse krookida. See jalg on masinale natuke raske paigaldada, sest see on suhteliselt kõrge. Sa pead seda seega natuke allapoole suruma, langetad siis õmblusjala alla ja lased sellel lihtsalt siin selles väikeses vahes paika klõpsatada. Et kangad sul jalakese all ära ei libiseks, kui sa kanga korraks lahti lased. Keera käsiratast natuke enda poole, kuni nõelad on kanga fikseerinud. Ja siis sa ei pea midagi muud tegema, kui lihtsalt oma kangaid nii juhtima, et need jookseksid ühtlaselt noa kõrval. Kui sa natuke paremale kaldud, pole see hullu, sest need jooksevad sul ju siis noa alla. Ja nii tulevad kangad su masinast välja. Sa jagad siis nii oma allääre kui ka oma satsi ühesugusteks osadeks. Ei saa siis diferentsiaaliga nii tugevalt töötada või sa teed lihtsalt mõned õmblusproovid, et täpselt testida, kui tugevalt su vastav kangas reageerib pistepikkuse seadistusele ja diferentsiaali seadistusele.
Veel üks tore tehnika, mida sa oma overlockiga teha saad, on kantimine. Kantimiseks nimetatakse kanga kõrgendust, mis tavaliselt värvilt natuke eristub. Vahel peaks see ka natuke tugevust andma. Eelis, kui sa overlockiga kantid, on see, et sa saad valmistada venivat kanti. See tähendab, et sa saad seda kasutada ka näiteks varruka alumise osa kantimiseks. Sa saad seda kasutada ka krae ülemise serva eraldusjoones, sa saad seda kasutada kaputsi esiservas ja. Väga palju võimalusi, kus sa saad kanti kasutada. Sa saad loomulikult kante ise valmistada, sa saad ka ümber nurga kantida, sa saad ka ringiks sulgeda ja. Ma olen teinud terve kantimise video, kus käib jutt ainult sellistest asjadest. Su kantimisjala eripära asub nagunii sageli tagaküljel. Tagaküljel on meil nimelt soon ja läbi selle soone jookseb kohe su kant. Kui sa tahad kantida, vajad sa tingimata jalga selle soonega. Läbi soone jookseb su kant. Kui sa kantiksid jalaga ilma selle sooneta, siis siledalt toetuks su kandile ja paremal ja vasakul ripuks jalg õhus. Mis omakorda tähendab, et sul on väga halb või üldse mitte mingit söötmist taha. Masin on diferentsiaali poolest seadistatud ühtlasele söötmele. Minu pistepikkus on suhteliselt pikk, 3–4. Minu piste laius on samuti suhteliselt lai, sest me ei taha ju kanti õmblusvaru ära lõigata. See peaks ju igal juhul puhtalt läbi jooksma. Ja seal vajame me loomulikult piisavalt ruumi. Samal ajal tahame me loomulikult, kui paspel on lahti klapitud, mitte mingil juhul näha vasakut nõelniiti. Meie nuga on sisse lülitatud. Sa kinnitad pressialamasina külge. Seejärel asetad esimese kangakihi vasakpool allapoole, parem pool jääb ülespoole. Kangas on loomulikult noa all. Selle kanga peale tuleb paspel. Paspeli õmblusvaru jääb paremale poole ja puutub ideaaljuhul seestpoolt vastu nuga. Ja siis tuleb teine kangakiht parem pool allapoole paspeli ja esimese kanga peale. See tähendab, et mõlemad kangad on parem pool parema poole vastas ja paspel on täpselt keskel. Oluline on see juures, et sinu paspel ulatuks pressiala tagant veidi välja. Sest kui sinu masin ei transpordi kõiki 3 kihti esimesest pistest alates tahapoole, on sul paspelit pressiala tagant kinni hoides võimalus esimesi pisteid veidi käsitsi tahapoole aidata. Lisaks kasutad sa loomulikult alati oma vasakut, keskmist ja sõrmuse sõrme, et kõiki kihte ühtlaselt tahapoole transportida. Ja selline näeb tulemus siis välja. Video lõpus võtan ma sind veel kord sügavale omaenda maailma kaasa. Me tahame vaadata pärli ja litripressijalga. Ja selles maailmas, kuhu ma sind kaasa võtan, ei ole enam konventsioone. Selles maailmas ei ole enam ette antud pingeid ega midagi, kus asjad on nii, nagu nad üldiselt olema peavad. Selles maailmas on tegelikult ainult plaan peas, millised asjad lõpuks olema peaksid ja tehniline seade, overlocki masin, mis töötab oma funktsioonidega täpselt nii, nagu peab. See tähendab, me vaatame pärli ja litri pressijalga. Ja see pressijalg pani mind tõepoolest suure probleemi ette.
sest ma ei suutnud peaaegu üldse otsustada, millist kõigist tehnikatest. Sulle näitan, mida sa pärli ja litripressjalaga teed, sest meil ei ole selle pressjalaga mitte ainult valik erinevate õmbluste vahel, näiteks rulläär, äärestusõmblus, lameõmblus, vasaknõel, paremnõel, 2 niidiga, 3 niidiga. Vaid meil on ka suur valik erinevaid paelu. Nii et ma alustasin ja seadsin masina 3-niidilisse rulle ja 3-niidilisse lameõmblusesse. See on õmblus, mida me enne ei vaadanud. Ma olen sulle seaded ülalpool näidanud. Oluline on see juures, et kui sa need seaded nii üle võtad, siis sa võtad ka niidid täpselt sellise jämedusega üle. Mul oli ülemisel haarajal Madeira number 2 ja alumisel haarajal oli mul siin Serafil. Serafil on väga peen siidniit või õigemini polüesterniit, mida aga kasutakse overlockil eelkõige siidi organza batisti ja kõigi nende peenikeste kangaste õmblemiseks. Sa saad seda ka absoluutselt suurepäraselt kasutada alumise niidina, kui sul on tikkimismasin. Ma tegin seda aastaid, töötab suurepäraselt. Kui sul ei ole välisniidirulli hoidjat, paned sa selle siia oma overlockile, lähed siit ülevalt läbi kaare, paned oma tikkimismasina kõrvale, tuled siis siit ülevalt üle, lähed läbi oma tikkimismasina poolia ja poolid selle endale siis. Töötab tõesti suurepäraselt. Mul on see seadetes, mida sa üleval näed, alumisel haarajal ja tulemuseks on see õmblus. Siin on täpselt näha, milline niit kus on. Siin on minu vasaknõel niit, siin on loomulikult minu ülemine haaraja ja siin täiesti kergelt servas on minu alumine haaraja. Siis, kuna me tahtsime vaadata pärli ja litripressjalga, lasin ma sealt läbi litripaela. See näeb juba tore välja, kuid kuna niit on liiga jäme, on litrit vähe näha. Seega ei sobi see vähemalt mitte siia ja praegu. Seejärel asendasin ma jämeda Madeira dekorniidi tikkimisniidiga, mis on nüüd ka siia peale kirjutatud. Ja lasin selle paela siin sellise satiinist kinke paela läbi pressjala voolata. Nägi hea välja, aga mitte täiuslik, sest mul on siin küljel liiga palju ruumi, kust kangas läbi paistab. Seejärel viisin ma oma nõela õigesse kohta, see tähendab vasakult välja paremale sisse. Tegin sama uuesti ja sain seejärel selle õmbluse siin. See meeldis mulle juba päris hästi, aga tundus kuidagi liiga lihtne. Seejärel seadistasin masina rulläärele ja kuna ma olin eelnevalt kasutanud lamedat õmblust, jätsin oma teibi lihtsalt sinna, kus see oli, nimelt siia parempoolse nõela juurde ja seadistasin ainult oma 2 haarajat rulläärele. See tähendab, et seadistasin selle pärlipaela ääristuse äärmiselt lõdva parempoolse nõelaniidiga. Ja seda on muidugi näha ka siin all, sest meil on siin just kui mingi siksak. Kui sa tahad midagi sellist teha ja sa tahad, et su pärlipael tõesti täielikult niimoodi alla ripuks, siis pead sa oma nõelale veidi pinget andma. Mulle meeldis see aga mitte piisavalt. Ma tahan nüüd sinuga siin õmmelda litripaela ääristuseks trikotaaži külge nii, et see kõik oleks laineline. See tähendab, et sa paned oma parempoolse nõela sisse. Siis seadistad sa oma masina täpselt nii, nagu mul siin praegu on. Kuid parempoolsel nõelal mul pinget pole, mu teip kleepub seal veel ja niit jookseb sealt üle. Tõmbad oma piste laiuse keele tagasi, me tahame ju rulläärt teha. Ja sinu seadistused siin küljel on diferentsiaal 0,7 peal. Et see kõik kenasti laiali veniks. Me tõmbame aga ikkagi veel seda trikotaaži. Siis seadistasin ma väga pika piste, hiljemalt siis märkad sa, et me ei ole enam üldse tavades, sest me õmbleme küll rulläärt tagasi tõmmatud piste laiuse keelega, aga meil on ikkagi pikk piste, sest me ei taha ju oma litrit läbi torgata, see kukub siis ära. Nuga on igal juhul välja lülitatud, sest see lööks muidu altpoolt vastu jalga, sa ei saa pärli ja litrijalaga õmmelda, kui nuga on sisse lülitatud. Ja meie pistelaius on seadistatud rulläärele. Pärli ja litrijala eripära on see, et sellel on siin selline renn.
ja läbi selle renni saad sa läbi lasta igasuguseid paelu. See tähendab sõltumata sellest, kas sul on litripael või sul on pärlipael või mingi satiinpael, kõik või kingapael või midagi muud, sa saad kõik sellest rennist läbi lasta. Sa paned jala masina külge, las oma litripaela läbiava läbi ja lükkad selle jala tagumise osa alla ja paned selle eest oma renni sisse. Siis paned sa oma kanga parema poolega ülespoole ja teed esmalt 1-2 ettevaatlikku pistet. Sa pead jälgima, et su kangas siin küljel kindlasti jalaga kokku jookseks. Esimese 2-3 ettevaatliku pisteplaan on see, et sa tahad oma kanganiitidega haarata. Nüüd on kangas haaratud. Nüüd on kangas pärlipaelaga ühendatud. Nüüd võtad sa oma pärlipaela tagant ja mul on ju siin 2 sõrme vahel praegu oma kangas. Ja läbi 2 sõrme lasen ma litripaela joosta. Ma lähen nüüd siin veidi lähemale ja tõmban trikotaaži niimoodi pikaks, panen selle alla ja sa pead siit altpoolt tulema. Oluline on, et sa võtaksid oma kanga tagant välja. Sa ei tohi sikutada, aga sa pead selle siiski väikese tõmbega vastu võtma. Sellisel litripaelal on ju alati 2 poolt. Sa paned selle muidugi nii, et parem pool vaataks ülespoole. Seega nii, et seda õmblust ei näeks, aga sa võiksid seda muidugi ka teha, see on ju kõik maitse asi. Enne kui me nüüd lõpuni jõuame, näitan ma sulle veel kiiresti, kuidas sa oma masinat puhtana hoiad. Sest mida paremini sa seda puhtana hoiad ja mida sagedamini sa seda aeg-ajalt õlitad, seda kauem on sul sellest rõõmu. Sa võtad oma jäätmekonteineri ära, avad masina, siis keerad sa pisteplaadi lahti ja seejuures on oluline, et sa keeraksid lahti tõesti ainult selle kruvi ja mitte seda väikest, mis selle kõrval on. Kogu pisteplaadi ära ja puhastad sisemuse väikese pintsliga. Võtad kogu tolmu välja. Kui tolm on läinud, aga tõesti ka alles siis, kui see on läinud, paned väikese tilga õli sellele ülemise haaraja kohale. Pärast seda saad sa masina sulgeda, jäätmekonteineri jälle külge panna ja ähmid kohe edasi õmbleda. Ma loodan, et sul oli palju lõbu ja sa õppisid palju uut. Mitte ainult sinu masinast, vaid võib-olla ka õmblemisest endast. Curly Facebooki lehel näitame alati meeleldi teisi tehnikaid, uusi töötlemisviise, teisi lõngu ja kuidagi kõike, mis puudutab overlocki ja coverit. Ka kodulehe blogis on alati midagi uut teada saada. Ja kui sa tahad alati esirinnas olla, siis mul oleks väga hea meel, kui sa telliksid uudiskirja. Sa leiad ajalehega daami otse esilehelt. Samuti leiad esilehelt siit ülevalt kategooria freebies. Ja freebide alt leiad sa mitte ainult tasuta video, vaid ka selle siin. Sa saad selle 0 euro eest ostukorvi kaudu otse oma kontole lisada. Sinu videokonto leiad siit alt minu Curly alt. Sinu videod loomulikult kategooria videoteek või minu videod alt. Ja siin olevate videote eelis on see, et sa saad hüpata peatükist peatüki ega pea alati tervet videot läbi kerima, kui sul on vaja kindlat teemat. Sa lihtsalt klikid teemal ja jõuad videos täpselt sinna, mis sind parasjagu huvitab.
avatult varustanud ja ma isiklikult ütlen ka aitäh firmale Kritsner, et neil oli usaldust minu vastu seda videot siin teha. Soovin sulle palju rõõmu õmblemisel, head kordaminekut ja jah, võib-olla näeme kunagi jälle. See kohtumiseni, tšau!